kõik räägivad sellest Kadari case'ist ja kõik, no see on täiesti köki-möki. Tead sa viimast uudist või? Issand jumal. Maarja-Liis, ilus, on lapse ootel. Mis sa räägid? Jaa. Kuidas sa... Oot. Siin on nii, et tal võib olla natuke lohvakam bluus, natuke võtnud juurde, mina ei julge enam spekuleerida. Ei, mina olen ka seda muidugi teinud, et läinud kedagi kallistama, musitama, õnnitlema, öelnud palju õnne, et sa last ootad, aga pärast selgub, et teine on lihtsalt natukene juurde võtnud. Ei, aga Maarja-Liisil on hoopis teine asi. Kas sa oled tähele pannud, teda ei ole mitte ühelgi üritusel viimasel ajal. Ja millegipärast nüüd ma olin TV3 peol ja siis istusime seal lauas ja veel Kaupo Karelsonilt küsisin, vaata tema kasutab hästi palju Maarja-Liisi seal mingites erinevates saadetes kohtunikuna ja kõik ja nii kui ma ütlesin, et issand jumal, et kas Maarja-Liis on järsku rase, tal jäi vein kurku kinni, aga keegi ei julge rääkida, keegi ei tohi rääkida ja siis meil toimetuses keegi üritas selle Freedile helistada Maarja-Liisi elukaaslasele ja kohe viskas toruhargile, nii et ühesõnaga ma arvan, et see on täiesti tõsi. Kus suitsu seal tuld? Keegi helistab maha. Ja halloo. Nii. Jaa, aga ma ei saa hetkel rääkida, palun. Ole kallis, helista mul 10 minuti pärast, on ju? Jaa, okei. Reedu! Mida? Appi! Miks sa ei öelnud mulle? Vaata mu suud! Ei no, ma mõtlesin, et kas sa oled liiga tumeda huule pliiatsi pandud või mis on ju. Kõik on kohvitassi küljes. Ma ei tea, no naljakas on küll, aga ma ei hakanud ütlema sulle, tead, ma ei tahtnud seda tuju rikkuda. Praegu uksest välja lähe. Aga just, miks sa mulle ei öelnud? Kas sa nii ei tohi teha? Ma panin jälle vale huulepliiatsi ja näed, ja muidugi kõik see huulepulk on ju kohvitassi peal. Klassikaline viga jälle, noh. Aga räägi tegelikult päriselt, et kui juhtub selline fopaa, nagu juhtus praegu meil, et milles asi on, vaata, mina armastan seda kaua püsivat huulepulka kasutada. Mina ka. Ja tead, sellega juhtubki tavaliselt niimoodi, et ta nagu püsib, aga ikkagi, kui ma söön näiteks croissanti, on kohvi, veini, siis lõpuks jääb see rant nagu ümber suu ja seest kulub ära. No, mida ma pean tegema? Tuleb ikkagi kasutada sama tooni huulepliiatsit, mis huulepulk ja kui sa teed selle kaua püsivaga lihtsalt kontrolli peale söömist üle huul, see ei ole kaua püsiv, nad ikkagi natuke valetavad. Ja, ei no tegelikult on niimoodi, et kui sa oled söönud, siis mina soovitaksin kohe ikkagi kontrollida ja kohe näha, et okei, tulunud ja siis lihtsalt vahepeal. Ja minu meelest see ei ole tänapäeval enam tabu, et isegi kui sa istud restoranis ja sööd või siis kohvikus, siis vahepeal lihtsalt. Muidugi, kui sul on ilus Chanel'i käpp. Jah, raskendad oma huuli. Aga millest see johtub, et sõbranna või ette tavaliselt? Sa ei taha nagu teisele kuidagi nagu halba uudist öelda. Ja võib-olla natuke see ka, et las olla siis. Paras.